tahaksingi tänada Rannu kooli, kus ma kunagi õppisin. Mulle tohutult meeldis see arvutid olid toodud kooli ja arvutiõpetus kõige rohkem. Ja meil oli nii toreda ja lahke see juhatus ja õpetajad, et kõike sai teha nende arvutitega. Ja mina olin nii suur entusiast, et seal näidati mingeid häkkerifilme ja asju ka, et ma isegi Tartust vist käisin mingi 50 kilomeetri kaugusel Tartus, laenutasin mingi crack'imis raamatu ja seal näitas kuidas sa saad minna teise seadme kaudu sinna Windows süsteemi, võtta seal need parooli failid ja lahti crack'ida ja siis sa saad parooli kätte ja siis ma veel õppisin ise võtsin mingi koodi, kuidas saab neid servereid ja neid oma LAN-i nagu ehitada seal LAN-i sees ja seda kõike nagu lubati ja isegi kui sellest tuli nagu mingi pahandus, et ma ei tea, kellegi arvuti liiga palju seal hakkas piiksuma mingi tunni ajal, et siis isegi siis nagu ei tehtud midagi, lihtsalt juhatati inimliku suhtluseni nagu, et räägid nüüd direktoriga paar sõna ja on korras, et selles suhtes mina praegu proovin oma elus teha sarnast asja. Nüüd ütleme 20 aastat hiljem ma proovin lastele pakkuda seda arvutimängude loomise töötuba, kuhu ma lähen siis ühel juhul siis oma sülearvutitega, teisel juhul on lastel enda sülearvutid. Et ma tõesti näen, kuidas toimis see tohutult suur vabadus. See on mõnes mõttes see on mingi õpetamisnõks või mingi asi, et sa annad nagu liiga suure vabaduse õpilasele ja lased talle eksida. Ja ma saan seda kasutada oma töös ka, et tagantjärgi ma väga tänulik Rannu koolile. Ma näen, kuidas see nõks töötab mingis mõttes väga hästi. Et lapsel on võimalus eksida. Kui on kogu aeg see range ema või see lapse mängis, nüüd on valesti, nüüd on valesti, nüüd on valesti, nüüd on valesti. Et see nagu, sa ei saagi eksida, ja midagi ei juhtugi kunagi. Aga kui on selline õpetamisviis, nagu meil oli Rannu koolis, et keegi ei olnudki mingit järelevalvet ja kõik võisidki eksida, et see tagab tohutu suure vabaduse, igast asju saab juhtuda päriselt ja siis vaadatakse, et tuli sealt kui siin mingi pahandusega korras. Et jah, tagantjärgi olen väga tänulik ja mina ülikoolis otsustasin lõpuks ikkagi mitte minna sealt edasi. Seal nad panevad nii kõrge taseme vastu sulle, et sealt sa ei taha sealt minna lihtsalt. Ja pärast kaitseväge läksin üldse humanitaari ära. Aga muidu on super see, et ei saa midagi öelda ka ülikooli kohta halvasti, sest nad lihtsalt panevad nii kõrge taseme vastu sealt, et sa ei taha sealt minna. Tagantjärgi jälle kasulik, et nüüd ta hakanud lõpuks seda tegema ikkagi, kuna kunagi oli sinna see. Et mina isiklikult olen väga tänulik Rannu kooli ja soovitan riigikoole küll, et siin piirkonnas on veel suuremad haridusentusiastid, kes mitte ainult ei käi riigikoolides, vaid ka tegelevad igapäevaselt sellega, et kuidas neid riigikoole teha paremaks. Aga mina olen siis ettevõttega seal neid huviringe pakun kuskil. Et suur aitäh Rannu koolile ja proovin kasutada ja super lahe kogemus, et olen saanud oma asju teha ja palju targemaks sellest. Aitäh!